modereerin seda teist sessiooni. Et ma arvan, et päris palju inimesi on juba kohal, et põhimõtteliselt võiksid vaikselt alustada. Kas Ragnar on kohal? Olen kohal. Okei, väga hästi. Et nüüd siis Ragnar Saage räägibki meile metallitööpaikadest, mida sealt otsida ja mis nende leidudega siis tehakse. Jaa, ma alustan esialgu sellise nimekirjaga, mis ei ole nagu tingimata kronoloogiline, aga nagu enam-vähem, et anda ülevaade sellest, et mis sorti metallitööd on tehtud Eestis, aga ka nagu mujal Euroopas selleks, et me teaks, mida üldse peaks vaatama. Kui see vase taandamine pihta hakkas umbes 5500 siis enne meie aega Balkani poolsaarel, siis meil oli veel siuke sügav kiviaeg ja selles osas me oleme kindlasti nagu mitu tuhat aastat maas arengutest siis Vahemere ääres. Aga see ei tähendaks, et ei võiks nagu otsida siis väga varaseid metallide järgi, isegi kui need on väga juhuslikud või siis need esemed ise on imporditud. Ja oli ka eraldi selline ajaperiood, kui ei kasutatud veel tinapronksi, aga kasutati artseenpronksi umbes 4000 kuni 3000 enne meie aega. Aga meile siis juba nagu lähem on siis tinapronksi valamine, kuigi Eestis, kui see nooremal pronksi ajal pihta hakkas, siis mujal lõuna pool Vahemere ääres oli juba rauaaeg pihta hakanud. Tinapronksi on võimalik valada kas tiiglist, mis on siis toimunud meil siin Eestis, või sa võid valada ka otse sulatusahjust, kui sa tegeled selle taandamisega. Sulatusahjust on valatud siis nendesse suurtesse härjanaha kujulistesse vormidesse näiteks. Aga hilisematel perioodidel on valatud näiteks kirikukellasid niimoodi. Seda tehnoloogiat hakati Eestis kasutama keskajal. Aga kui me leiame pronksi valamise tiigleid, siis selle tiigli kuju järgi on meil juba võimalik anda hinnang selle pronksi valamise jäägi vanusele. Nüüd, kui meile jõudis raua taandamine maagist, siis praeguste andmete järgi võis juhtuda seal umbes ajaarvamise alguses või mõni sajand enne ajaarvamise algust, siis sellega tuli kaasa ka terve hulk tegevusi, mis tegelikult jätavad maha jäljed ka arheoloogiasse. Maagi kogumine otseselt ei jäta meile jälgi, aga maagi röstimine juba teeb seda, sest et selle käigus muutub see rauamaak magneetiliseks, mida nagu looduslikult ei juhtu. Ja samamoodi hakati ette valmistama suuremates kogustes puusütt. Ma ei tea, kas on leitud ka pronksiajast neid miiliauke, võib-olla keegi hiljem saab seda kommenteerida. Aga kui meil oli juba selline kohalik rauatööstus, siis võib arvata, et see söe tegemine oli päris suur osa sellest. Ja loomulikult siis nagu rauasulatusahjud ise, mis meil jääkidena või jäänustena on pinnases olemas. Nüüd, kui saadi ahjust see päts kätte, siis hakati seda rauda rikastama, ehk siis tegelikult tema šlakisisaldust vähendama. Ja seda rauda siis volditi kokku, tehti sellest angilaadset. Samamoodi hakati tootma terast ja loomulikult rauas sepistamine kui selline oli ilmselt nagu kõige varasem raua töötlemise viis, kuigi
arvata on, et see nagu tuli suhteliselt nagu ühe sellise nagu komplektina. Praegusel seisul meil ei ole nagu häid tõendeid sellest, et enne rauasulatuse algust oleks siin väga vilgas nagu rauasepistamine toimunud. Siis meil on tänu valamiskulpidele ja kivist valuvormidele tõendeid siis tinast ja pliist esemete valamisest. Need esemed ise on enamasti säilinud veidi hilisemast perioodist, võib-olla kui kõige varasemad vormid, mis jäävad sinna 7. sajandi kanti peale Kristust. Samamoodi on meil alles rauaajast tõendeid kohalikust hõbeda valamisest. Võib-olla kõige kindlamad teated tulevad või nagu paremini dateeritud jäägid on siis Rõuge Linnamäelt, mis oleks võib-olla kõige varasemad. Ja kulla valamisest meil piiglites on nagu küll kulla jääke olemas, aga need võivad olla ka ümber sulatatud mingid kullatud esemed, sest see on väga segatud. Ütleme, keskajal saame kindlalt rääkida kohalikust kulla valamisest, siis meil on piiglid olemas. Elavhõbedega tehti erinevat metallitööd, et kullati amalgaamiga, mis on siis elavhõbeda ja kulla sulam. Aga Sain kätte, jah. Metallitööstid, aga nüüd midagi kadus jälle ära. Noh. Ja samuti on näiteks keskajal valmistatud tina ja elavhõbeda sulamist peegleid. Ma ei tea küll, kas neid on siin kohapeal valmistatud, aga meil on vähemalt Tallinnast selliseid sulameid, mis võivad sellele viidata. Samuti on toimunud mingid rohkem spetsialiseeritud võib-olla nagu töid, mida on jääkidena eriti raske tuvastada, näiteks kui on hõbedaga toimunud jootmine, kui on toimunud vasega jootmine või vasetamine, sest selle kohta mul täna tuleb juttu. Malmi valamine on selline asi, mida tahaks rohkem uurida ja kindlasti on Eestis on selles osas suur potentsiaal siis keskaja lõpu sajanditest. Ja me teame, et 13. sajandi juba esimeses pooles on Eestisse jõudnud veskid, aga esimesed tõendid sellest, et metallitööd oleks vee jõul tehtud, need tulevad siiski alles 16. sajandist, aga iseenesest see nagu tehnoloogia neid kasutada juba varem oli olemas mujal Euroopas. Seetõttu me võiks ka neid otsida. Ja siis võib-olla lõpetaks siis tsingiga, et tsinki nagu keemilist elemendina tunti Indias juba kuskil seal 1300 peale Kristust, mis tähendab, et ja teda ka imporditi Indiast. Nii et pole välistatud, et me leiame ka tõendeid sellest, et valati ka puhast tsinki, kuigi see tundub juba kahtlane. Ilmselt, kui teda imporditi, siis teda imporditi sulamite valmistamiseks. Nii, ehk siis neid erinevaid asju ja kindlasti see ei ole nagu lõplik nimekiri erinevatest tegevustest, mis siin toimus. Ja võib-olla see ongi selline asi, et me peaks seda kogu aeg aktiivselt ise täiendama, et me teaks, mida otsida. Ma räägiks täna kahest aspektist lähemalt. Üks nendest on siis raua sepistamine ja jootmine. Kõigepealt siis raua sepistamisel jääb järele üks asi või selline nagu jäägiliik, mis on tagililled, mis kooruvad selle vormitava metalli pinnalt ära. Siin näete, Karmo Kiilmann sepistab kirvest
ja alasi on juba neid tagiliblesid täis. Need tagilibled on selles mõttes head, et ta on selline pudi, mis kukub maha, ta on stabiilne ja temaga nagu ei juhtu enam midagi. Tagilibled siis võivad meile anda märku sellest, kui intensiivne metallitöö või sepistamine on meil mingis konkreetses arheoloogilises kontekstis toimunud. Et kui salme kaevamiste kõrvalt tegime Iide siis metallitööpaika Sõrve poolsaarel väikese ekspeditsiooni, siis seal ühest kaevandist tuli välja 2 laiku ja kui me vaatasime neid magnetiga, siis üks laik sisaldas tagiliblesid ja on ilmselt olnud seotud sepistamisega ja samas see teine laik sisaldas nagu neid märkimisväärselt nagu rohkem ja selles osas on magnet väga hea indikaator, et üles leida seda kohta, kus on olnud kõige sellisem, kus me oleme kõige lähemal sellele algsele võib-olla sepistamise kohale. Ja ma tahaksin eraldi välja tuua ühe siis uurimuse, on siis Viiborgi sepikoda Jütimaal, viikingiaegne, viikingiaja lõpp siis. Ja tegemist on hästi üles kaevatud muistisega, aga samas on see ka olnud niisugune märg ala, mis tähendab, et seal on säilinud väga hästi ka kõiksugu taimejäänused ja ühtlasi nad justkui arheoloogidele vastu tulles iga hooaja lõpus puistasid kogu selle muistise üle liivaga, mis tähendas seda, et on võimalik nagu viirsavi erinevaid neid kihte seal ka aasta täpsusega põhimõtteliselt eristada üksteisest. Sepikoda ise oli niisugune kerge ehitis, punutud siis seintega ja oligi siis kasutusel ainult teatud osast aastast. Ja selle hoone kohta neil õnnestus siis teha selline kronoloogia, et 1919 tehti see hoone ja seal algselt oli niisugune lihtne maapealne loh käes, kus tehti siis sepatööd. Siis me teame, et 1020. Ma ütlen lihtsalt, et 20. aasta talvel või kevadel see loh käes eemaldati ja suvel taaskord oli rahumajas, sepistamist ei toimunud. Ja siis sügisel ehitati sinna taas tõstetud ääs ja tehti seal rauarikastust ja valati hõbedat. Seda on siis tiiglite järgi teada saadud. Siis me veel teame, et see järgmise aasta suvekuudel see oli, hoone oli tühi, sellelt kadus katus, seda on jälle taimede järgi järeldatud ja siis sügisel tehti see hoone jälle korda, ehitati uus katus. Ja siis tehti selle taas metallitööd, kevadel jäeti jälle sepikoda maha, siis näeme, et sepikoda oli kasutanud mingid loomad siis selle sõnniku järgi ja sinna oli väljast tulnud lehti, nii et see oli olnud niisugune nagu läbikäiguhoov. Ja siis selle 22. aasta sügisel hakkas seal selline kõige nagu intensiivsem tegevus, et siis ühe nagu selle hooajaga jäi sinna maha umbes 7 sentimeetri paksune kiht raua, pronksi ja hõbeda valamise leidudega. See on tegelikult ka huvitav nagu
nagu mõttekoht, et kui kiiresti on võimalik tekitada selline nagu arheoloogiline nagu kiht, mida meie võib-olla, ütleme, kui nad oleks seal töötanud 5 aastat järjest niimoodi, et iga aasta oleks 7 sentimeetrit sinna maha tekkinud. Kas me hiljem tõlgendaks seda niimoodi, et kui meil ei oleks neid häid dateeringuid, kas me tõlgendaks seda niimoodi, et see on olnud väga pikaajaline sepikoda? See on niisugune mõttekoht. Aga igal juhul sellest paksust kihist, mida nad siis välja lugesid, oli see, et me näeme seda kohta, kus on see sepp seisnud sellel ajal, kui ta sepistas. Kas teie minu hiirt näete või ei näe? Näeme. Aha, et see hall ring siin on see koht, kus puudusid tagilibled ja sellest nii-öelda siin, ütleme siis ülespoole, ma ei tea, kus see põhjasuund siin päriselt on, ülespoole jääb siis see koht, kus oli reaalselt see alasi pakk, kus on neid tagiliblesid kõige rohkem. Siin kõrval oli see ääs, kus rauda kuumutati. Ehk siis põhimõtteliselt sepp oma kehaga varjas ära ühe suuna, kuhu need tagilibled ei kukkunud selles sepikojas. Ja samuti on näha seda kohta, kus ta kõndis, et ta ilmselt oma nagu taldadega tassis seda ka nagu natukene seal ruumis laiali. Seega, nagu tagiliblede kohta ütleks niimoodi, et esimene samm võiks olla see, et me otsime tagiliblesid magneti abil ja kui me otsime magneti abil metallide paikades siis neid jääke, me võime leida ka muid asju, näiteks nagu röstitud maaki. Ja kui meil on nagu koht, mida me peame töökojaks, siis võiks selle ala näiteks 25 × 25 sentimeetrit sammuga nagu ära proovistada niimoodi, et meil on pinnaseproovid ja siis me saame hiljem seda asja rahulikult uurida ja tuvastada igas selles nagu väikses ruudukeses, mis täpselt seal toimus ja hiljem võib saada väga huvitava nagu üksikasjaliku pildi sellest ühest kohast. Nii. Siis ma mainiks seda, et meil on nagu tuhandeid pronksiaegseid savist valuvormide katkeid, aga nagu hilisematest perioodidest neid on väga vähe ja üksikud. Selle põhjuseid võib olla mitmeid, aga kuna meil neid vorme on nii vähe, siis on natukene raske öelda, millised nad täpselt olid. Aga ilmselt nad on olnud siis kehvema põletusega ja nad on väga pudedad. Ja võib-olla see tuleneb näiteks suuremast liivasisaldusest või sellest viisist, kuidas nad selle eseme ümbert ära võeti. Aga igal juhul, kui me kuskilt leiame nagu savist valuvorme, kus on mingi jäljend peal, siis me ei tohiks neid pesta, sest esiteks see võib neid veel ära lõhkuda ja teiseks siis me ei saa neist võib-olla enam teha analüüsi, et mis sulama on seal sees olnud. Aga mida veel tahaks öelda, et neid selliseid valuvorme otsides me võime sattuda uut tüüpi jääkide otsa, millest meil praegusel hetkel veel ei olegi nagu teadmist. Et üks näide on siis vasega jootmine, mis on toimunud, see on siis sikktunast leitud vasetamisjäägid. Siin vasakul on selline keraamiline, võime see nii, et tehniliseks keraamikaks, seal sees oli siis lukk, mis siis joodeti vasega kokku. Anders Söderberg on teinud ka katseid, kuidas ise seda teha. Tema siis tegi kaaluvihte, vasetas, ehk siis mässiti see kõigepealt rauast kaaluviht vase sisse, pandi tekstiili sisse,
savi sisse ja siis põletati see sinna sinna külge. Ja sipptunast on leitud ka vasetamispätse, mis on veel savi sees, mida ei olegi üldse nagu välja võetud. Ja Eestist on leitud palju selliseid kaaluvihte. Ja kui mina otsisin Soontagana maalinnast tiigleid ja valamisvorme, siis ma sattusin selliste jääkide otsa, mis esmapilgul olid üsna näotud, aga lähemal vaatlusel tuli välja, et tegemist on nende samade kaaluvihtidega. Pildi peal võib-olla natuke raskesti aru saada, aga nad on sellise nagu tünnikujulise kujuga, et pealmine ja alumine koht on neil justkui nagu ära lõigetud. XRF-iga tuli ilusti sealt ka nagu messing välja ja tegemist on siis esimeste nagu taoliste jääkidega Eestis. Ja võib-olla selle nagu järeldus võiks siis olla see, et me peaksime olema hästi hoolikad ja võib-olla ka väga koledate ja ebamäärase kujuga asjade suhtes proovima teada saada, et mis need nagu täpselt on. Kui esmapilgul tundub, et see on nagu, et me võib-olla ei saagi teada, sest see asi on kuidagi nii kas ära roostetanud või mis iganes, et siis võiks alati kaaluda neid metallitöö liike, mida veel Eestist ei ole leitud, sest et me tingimata ei tea, milliseid jääke need kõik maha jätavad. Sellega mina lõpetan. Aitäh! Nii, aitäh, et nüüd siis on küsimuste aeg, et kui